Tegemist on üleelamisõppe laagriga, mille käigus viiakse läbi baaskursus lumikatteta ajal looduslikes tingimustes. Selle kursuse raames omandavad osalejad teadmised ja oskused, kuidas hakkama saada looduses, isolatsiooni tingimustes, käepäraste vahenditega ja siitsamast loodusest leitava põhjal ja baasil. Nad oskavad puhastada pärast kursust vett, nad suudavad käepäraste vahenditega või ebatraditsiooniliste vahenditega süüdata tuld, nad suudavad leida toitu loodusest, nii taimset kui loomset, seda ka siis järgnevaks tarvitamiseks ette valmistada. Nad oskavad ehitada endale ilmastiku tingimuste eest kaitsva varje ja teooria osas saavad nad tegelikult katva ülevaate sellest, mida inimene füsioloogiliselt endast kujutab ja mida inimesel tema eksistendiks üleüldse vaja on. Kaitseliitlaste puhul on see oluline seetõttu, et kaitseliitlasi ju teatavasti valmistatakse ette tegutsemiseks häda- ja sõjaolukorras ja häda- ja sõjaolukorras sellise situatsiooni tekkimine, kus ollakse isolatsioonis, kus puudub kõrvaline abi ja toetus, on ilmselgelt lihtne tulema. Meie oma inimest hindame ja peame teda väärtuseks number 1, siis me leiamegi, et ongi oluline teadmised oskused inimesele anda, et nad suudaksid siis nendes olukordades iseseisvalt hakkama ka saada ja need hädaolukorrad siis üle elada. Kindlasti on kaitseliste puhul oluline olla nende teemadega kursis ka siis sügaval rahuajal. Kujutame ette olukorda, kus mingi seltskond satub üleelamissituatsiooni. Nendest üks inimene näiteks on siis kas kaitseliitlane, naiskodukaitsja, noorkond kas kodutütar. Ilmselgelt kõik teised vaatavad pika pilguga selle kaitseliitlase, naiskodukaitsja või siis meie organisatsiooni liikme poole, eeldades seda, et tema ju ometigi teab, mis nüüd tegema peab.